Me teeme arhitektuurikeskusega selliseid ekskursioone õhtuti ja nädalavahetustel siia Rahvusraamatukokku, et inimesed saaksid näha, milline see maja on praegu, enne kui ta läbib põhjaliku renoveerimise. Ja käime siin majas keldrist kuni pööninguni, et igasugustes sellistes ruumides, kuhu muidu inimesed ei pääse ja kus on väga palju üllatusi, mida inimesed ei oska oodata. Selle maja puhul on väga huvitav ja eriline see, kuivõrd see on täis kunsti ja ka sellist monumentaalne arhitektuur, et kuivõrd mõjuv ja selline esinduslik see on. Et kuigi ta ehitati väga keerulisel ajal, ülemineku ajal, kui Nõukogude Liit oli langemas, Eesti Vabariik oli sündimas, raha kaotas väärtust, ettevõtted kadusid ja tekkisid, siis hoolimata sellest väga keerulisest ajast suudeti selline monumentaalne terviklik arhitektuuriteos luua, et see on juba iseenesest selline väga tugeva ajalooväärtuse ja arhitektuuriväärtusega hoone. Süsteemid on siin tõesti massiivsed, kilomeetrite viisi on neid torusid ja kõik see ventilatsioonisüsteemide amortiseerumine ja igasuguste muude tehnosüsteemide amortiseerumine olevadki põhiline põhjus, miks seda maja on nüüd vaja hakata nii põhjalikult uuendama. Et kohati polevat need ventilatsioonisüsteemid algusest peale tööle hakanud ja tervikuna nad tänapäeva normidele, ootustele enam eriti ei vasta. Me oleme praegu maja tagaküljel ja siin on siis selline väike amfiteater, et seda on teadaolevalt eriti aktiivselt kasutatud ei ole ja praegu on ta ka nimetatud ohtlikuks, et siin eriti ei tohikski omal käel ringi joosta, et osad plaadid on lahti ja nii. Aga nüüd siis renoveerimisel see tehakse ka korda ja säilib ja siia on planeeritud selline kerge varikatus, et siis on võimalik teha siin ka mingeid üritusi paremini vabas õhus. Et siis, kui siia koliti 91-2, siis tuli ju tuua miljonid raamatud siia hoonesse sisse, sealt, kus neid varasemalt hoiti. Neid hoiti mitmes erinevas kohas, raamatukogu oli varasemalt Rüütelkonna hoones Toompeal ja põhiline hoidla oli siis Rüütelkonna hoone kõrval Nevski katedraali keldris, kus muidugi ei olnud väga head need tingimused. Ja siis on töötajad meenutasid, et siin see kolimine oli selline ka veel eraldi üks väga suur ettevõtmine, sest neid säilikuid on kuskil 3,4 miljonit, seda on väga palju ja siis toona need toodigi põhiliselt sisse siis siit Endla tänavapoolsest sisehoovist autodega siia ja siis inimketis nagu käest kätte anti neid kaste edasi, et nad jõuaks õigetesse hoidlatesse. Et see oli selline päris suur tegemine. Nüüd lähevad kõik need raamatud siit jälle välja, selleks, et hoonet saaks renoveerida. Aga tänapäeval on asi natuke lihtsam, et teed mingi riigihanke ja siis keegi korraldab selle kõik ära. Et toona oli see vägagi raamatukogu töötajate enda töö ja vabatahtlike töö ka. Siin üks töötaja just mainis, et neil oli ka selline oma folkloor siin, et üks töötaja siis korraldas siin põhiliselt seda inimketti ja siis küsiti, et kus ta on, siis põhivastus oli see, et ta on keldris ketis.
kõlab natuke halvasti, aga see oli täiesti igapäevane töö. Ja oleme 3. korrusel nüüd siis juba ja siin nurgas olevat olnud siis algselt selline nagu infovahetuskeskus, et siin on mingi telefonijaam on ja siis siia projekteeriti algselt sisse pneumopost ja siin on need gaas igal pool. Keegi juba küsis, et mis see gaas tähendab, et siin on need lambid ja punasega on gaas peale kirjutatud. Et siis ilmselt siin taga on mingi hoidlaruum, me hiljem ühest hoidlaruumist lähme ka läbi ja nendes hoidlaruumides on gaasikustutussüsteem, mis tähendab, et õhk tõmmatakse välja, süsihappegaas lastakse sisse, kui mingi tulekahi on või tulekahju oht, sest et pabersäilikutele ja sprinklerit ei saa peale lasta. See kahjustaks veelgi rohkem. Nii et siis see on selline hoiatuslamp, et kui siin läheb see gaasikustutussüsteem tööle, siis siia sisse minna inimene ei tohi, et inimene lämbuks. Et siit tuleb hästi ruttu evakueeruda siis. Hoone võeti ju mõned aastad tagasi ka muinsuskaitse alla just selleks, et hoida neid väärtuseid, mis siin on olemas, et nendes igasugustes tööruumides ja tehnoruumides ja nii edasi, kus me käisime, et seal loomulikult tulevad päris suured muutused, aga just see foyeede osa ja see on selline hoone põhiline väärtus ja see jääb alles. Suurem asi, mis siin muutub, on lagi. Me oleme harjunud, et lagi on eluaeg must olnud, aga see ei olnud sugugi mitte taotluslik lahendus, vaid selline, võib öelda, et tööõnnetus tuleb välja. Et siia oli tegelikult sisearhitektil ikkagi kavandatud valge lagi, aga ehituse käigus siis need valged paneelid kadusid kuhugi ja selleks hetkeks, kui sisearhitekt Sulev Vahtra tuli kohale, siis järgmine kord vaatama, oli pandud osa lage juba kuldsete plaatidega, mis olid kuskilt mujalt üle jäänud. Ja see kuldne lagi nagu sugugi ei tahtunud sobida sellesse kontseptsiooni ja siis lasti need kuldsed plaadid lihtsalt mustaks üle värvida. Et must oli kõige parem selline kattev värv. Nii et jah, tegelikult siin all on kuldne lagi. Et kui sealt maketi pealt või ka linnaruumis kaugemalt vaadata, siis siin maja keskel on selline püramiidkatus on ja. Et nüüd me olemegi täpselt siin püramiidi keskel, umbes siin on püramiidi tipp ja siin ülemises püramiidis on siis selline väike teatrisaal, kes on käinud siis VAT-teater teeb siin oma etendusi, aga ka teised sellised väiksed teatrid ja põhimõtteliselt selline väike teatri ja konverentsisaal tuleb siia ka peale renoveerimist, aga nüüd selle vahega, et kui siin praegu nagu õieti ei olegi mingit sellist publikuruumi, kuhu hajuda näiteks väikse vaheaja ajal, vaid kohe on siin trepid, eks ole, saad ainult hakata trepist välja minema, siis nüüd tehakse siia ümber ka selline nagu publikuruum. Et võime praegu vaadata, mis siin ümber toimub, siin on lihtsalt selline pööning sisuliselt, aga kui tulete 5 aasta pärast, siis peaks olema siin selline tore ala, kus saab ringi jalutada.
see muidugi oli planeeritud, et kõik see peaks olema avatud ala, aga noh, jällegi tänapäeva turvalisusnõuetele see kuidagi ei vasta, et siit on võimalik niimoodi alla hüpata ja mõned plaadid on lahti ja nii edasi, nii et praegu seda ei peeta turvaliseks, et inimesi siia omal käel lasta käima. Aga jah, mingite üritustega saab, aga nüüd peale renoveerimist on muidugi plaanis see kõik korrastada ja teha selliseks avatud alaks. Et siia tulevad ka otse uksed on ja sinna üles terrassile tulevad uksed, et siis on nagu seest ka natuke lihtsam see ligipääs. Praegu see ligipääs oli ju ka ainult sealt töötajate oma osast, kuhu inimesed üldiselt ei satu. Et see on nagu igal tasandil on neid terrasse ja treppe tegelikult tohutult. Ta ongi selline nagu mägi ühtlasi, maja ja mägi ka. Ja no siia tulevad siis natukene sellised kõrgemad klaasist piirded, kust siis enam lapsed ei saa läbi kukkuda ja see peaks natuke tegema ka vähem tuuliseks seda terrassi ehk.